Ja no siin võiks kohe alustada sellega, et kes on siis selle ajastu rikas ja kes on selle ajastu vaene, et see ju sõltub kõik sellest, kelle suunas me vaatame ja kellega me ennast võrdleme. Et kui sa mõtled selle ajastu rikaste peale, siis me kõik oleme siin suhteliselt vaesed, aga üle poole maailmast, julgelt üle poole, vaatab meie peale kui rikaste peale. Sest see, mis meil on, see, et meil on katus pea kohal, et meil on iga päev söök laual, et sa saad endale riideid, tualetttarbeid, see on rikkus juba. Et selles mõttes rikkus ja vaesus on hästi suhtelised asjad. Mida rohkem ma siin seda teemat olen ka endale selgeks teinud, seda selgemaks see saab, et piibel ei räägi meile rahast ilmaasjata ja muideks Jeesuse kõikidest sõnavõttudest ja kõikidest teemadest, millest ta üldse rääkis, 15% tegeles raha või varanduse teemaga. Ehk see on protsentuaalselt rohkem kui väga palju teisi teemasid, millest me teame, et Jeesus rääkis. Nii et tema pidas seda oluliseks. Ja mulle tundub täna küll, et raha ja meie suhtumine rahasse on meie südame indikaator. See on selline lakmustest meie südame hoiakute kohta. Keda me tegelikult siis teenime ja mida me ka Jumala kui oma isa kohta usume. Ja keda me teenime, igaüks meist ütleks, et mina teenin ju issandat, mina ei teeni mammonat. Mammon on ju see, mida me eelmine kord lugesime, et ta on ülekohtune. Mammon on ülekohtune. Keegi meist kindlasti täna ei arva, et me mammonat teenime, aga ometigi mammon saab meie üle valitseda läbi hirmu. Kas mul jätkub? Pikk kuu on ees. Noh, enamik ju eestimaalastest elab ka palgapäevast palgapäevani. Kas mul jagub sellest rahast, mis mul on? Või ma pean varusid hoidma. Ma ei tea, kas mul tööd on, eks ole, piisavalt. See ei ole halb, et me varusid kogume, aga me peame mõtlema kindlasti selle peale, et kas see, et mul see varu on, kas mu turvatunne tuleb sealt või mu turvatunne tuleb selle koha pealt, et Jumal kui allikas, kui varustuse allikas tegelikult mitte kunagi ei muutu. Tema on sama. Tema ei ütle, et vot, kui sinu asjaolud muutuvad, siis mina ei ole enam oma sõna taga. Ma ei ole sinu isa, varustaja. Mõned mõtted eelmise korra kohta, vaatame tagasi, et millest ma eelmine kord rääkisin. Nii-öelda siis see majanduslik heaolu või väga raske on eesti keeles head sõna sellele isegi leida, et noh, jõukus ei ole kuidagi õige. Mulle see jõukus väga, aga majanduslik võib-olla siis vabadus. Selle eesmärk Jumala sõna järgi on alati omada varusid teiste õnnistamiseks ja saavutada selle läbi see, milleks Jumal just mind on kutsunud ja milleks ta mind vajab. Ja see võib olla inimestel erinev. See ei ole kõikidel kindlasti sama. Ja see on palju enam seotud meiepoolse andmisega kui saamisega. Nii et kust ilmselt see eelmise ajastu, siis see jõukuse õpetus läks nii-öelda tõe tee pealt vasakule, oli see koht, et ta muutus ikkagi ühest hetkeks inimese keskseks. Nii kaua, kui ta jääb nii-öelda meie jaoks Jumala keskseks, oleme me õiges kohas, õigel teel. Ja kohe, kui see muutub meie keskseks, on probleem. Luuka 16. peatükk räägib meile tähendamissõna kavalast majapidajast ja rikkuse õigest kasutamisest.
siin on nüüd see, et kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus. kui me ülekohtuses mammonas ei ole ustavad suutnud olla, kas siis meile saab üldse usaldada neid tõelisi asju? mäletate, eelmine kord rääkisime, mis on need tõelised asjad. ja et Jumal kui meie allikas ei muutu mitte kunagi. ja veel üks mõte oli, et me saame anda ilma armastamata. sa saad anda käsumeeles, hirmus Jumala ees, et ma pean andma, eks ole. sa saad anda manipulatiivselt, nii-öelda Jumala käsi väänates. et kui mina annan, sa annad rohkem. anda saab lihtsalt harjumusest. ma olen eluaeg, ma olen nii kasvanud. noh, see läheb automaatselt kõrvale, ma ei mõtle sellest, eks ole. et anda saab erinevate motiividega ja tegelikult armastamata. aga kui me päriselt armastame Jumalat, oleme oma elu talle üle andnud kõigega, kõikide sinna alla kuuluvate valdkondadega, siis andmata ei saa ükski armastus elada, sest armastus tahab anda. igasugune armastus, mitte saada ja võtta, vaid anda. täna pidime natukene vaatama siis külvi ja lõikuse seadusesse ja siin on väga hästi selle kohta räägitud 2. Korintlaste 9. peatükis. kes tahab, võib siis selle endale lahti võtta. vaatame, mis siin kirjas on alates 6. salmist. ma loen, aga te võite siis ise oma piiblitest ka seda lahti võtta. aga see on nii, kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti. ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud. mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult. kogu armu rikkalikult. miks? et teil ikka oleks kõike, jälle kõike. kõigest ei jää mitte midagi välja. küllaldaselt. ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis, nagu on kirjutatud. ta on jaganud, andnud vaestele. tema õigus kestab igavesti. vaadake, milline tõotus siin on. ta on jaganud, andnud vaestele. tema õigus kestab igavesti. nüüd lähme siit edasi ka. tema, kes annab seemne külvajale. nüüd mõtle, mis siin on öeldud. meie ju oleme siis need, kes külvavad. aga kust me seemne saame? tema annab. kui ta sulle seemet ei anna, siis sul pole midagi külvatagi. nii et juba selleks, et sul oleks mingit seemet külvata, me sõltume Jumalast täielikult. tema annab. tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks. teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale. sest selle teenistuse kaudu antud abi mitte ainult ei leevenda pühade puudust, vaid muutub ka rikkalikuks Jumalale antud rohke tänu kaudu. nii et see teenib mitut eesmärki. me anname vaestele, meie enda õiguse vili kasvab, aga see valmistab ka tänu meie Isale, Jumalale. mitte meile, aga Jumalale.
selle abistamise ehtsuse tõttu. vaata kui ilus. abistamise ehtsuse, siiruse, et sa päriselt tahad seda teha. Te ülistate Jumalat oma kuulekuses. siin on iga sõna tegelikult on kulda väärt. Ülistate Jumalat selle abistamise ehtsuse, et te teete seda päriselt oma südame siirusest ja tahtest aidata neid, kellel on teist vähem, eks ju. oma kuulekuses, et me oleme valinud olla kuulekad Kristusele, Kristuse evangeeliumi tunnistamisel ja oma osaduse siiruses nende ja kõikidega. ainult sellest võiks nüüd pikalt arutada, sest siin on iga sõna praktiliselt väga sügavamõtteline. nii et külvi ja lõikuse printsiip, see kehtib kahtlemata, see kehtib kindlasti ka meie finantside kohta. siin on üks väike oht ja see oht on selles, et kui sellest printsiibist saab nii-öelda selline tõde, mille järgi mina ei ole enam Jumala teenistuses, aga Jumal on minu teenistuses. ehk see põhimõte pöörab need asjad ringi. oht on selles, kui mina ei ole enam Jumala teenistuses, vaid tema minu, kui tema kohustub mulle mitmekordselt tagasi andma. nii et võtame siis ka raha. raha ei ole meie teenistuses, tähendab vastupidi, vabandust, raha on meie teenistuses raha on meie teenistuses põhiliselt ühe eesmärgi tõttu, et kuningriik saaks laieneda. aga Jumal ei ole meie teenistuses, et anda meile rohkem raha. raha on meie jaoks vahend. ta on meie teenistuses ja meie peame kasutama raha heade majapidajatena, et Jumalat teenida, mitte siis teda kasutada raha saamiseks. ja siin on väga suur vahe tegelikult. Matteuse 6. peatükk ütleb lindude kohta, et nemad ei külva ega lõika ega ka mitte kogu. aga nende taevane isa hoolitseb nende eest. miks ta hoolitseb? ta hoolitseb, sest et ta on esmalt meie jaoks armastav isa ja Jumala armastus ei ole nagu inimese armastus. see on huvitav mõte. mõtle selle peale, vaidle vastu või ole nõus. kõike võib teha. et meie armastame teist inimest. kui sa mõtled armumise peale, siis poiss armub tüdrukusse sellepärast, et tüdruk on ilus. selle teise inimese pärast. sa armastad teda sellepärast, et tema on ilus, seest ja väljast. ilus inimene. sa ei armasta teda sellepärast, et sina oled nii hea. aga Jumala armastus on muutumatu, tema ei armasta meid sellepärast, kes meie oleme, vaid sellepärast, kes tema on. tema on ja tema oma olemist ei saa välja lülitada. olenemata sellest, kas me nii-öelda tänasel päeval oleme olnud kuulekad või mitte kuulekad, siis tema ikkagi armastab. ja tema hoolitsus ei sõltu meie tegudest, see tuleneb sellest, kes tema on. aga kas see pole siiski nii, et sa armastad oma lapsi, on nad head või halvad? jaa. sest nad on sinust lähtunud ja inimene on Jumalast lähtunud. jah, Jumal on oma hea. lapsi jah. ideaalis küll, aga inimese armastus on ikka väga muutlik. isegi vanemate armastus oma laste suhtes ei ole absoluutne siin maailmas. see peaks nii olema, aga ta ei ole. kui meie nii-öelda annetus, kui see tuleneb armastusest, siis see tuleb sellisest kohast meie sees, et me ei saa muud moodi kui anda.
armastus tahab anda ja sa ei otsi sellest enamat kasu. sa ei otsi kasu. aga kui su käsi on kinni, kui seal ei ole sellist sügavat armastust, siis ei ole seal tegelikult ka usaldust Jumala kui hea isa suhtes. ja see hoiab sind kogemast suuremat vabadust ja ka suuremat varustust. ja asi ei ole lõppude lõpuks kindlasti mitte nendes rahatähtedes või raha suuruses, vaid ta on selles määras, kuivõrd sinu südames on usaldus Jumala vastu, armastus Jumala vastu ja kui suur on sinu turvalisus selles, et su isa on päriselt hea. nii et see on meie südame, meie hoiakute küsimus. see on samamoodi, kui on väike laps, eks ole, pisike laps. tema, kui ta on turvalises suhtes oma vanematega, siis tema ei kogu endale täna leivapalukesi padja alla, et äkki isa-ema homme mulle süüa ei annagi. no me räägime sellest, kuidas see peab olema, eks ole, kui on see varustus kõik olemas. laps igatahes peaks usaldama oma ema ja isa, et tema ei pea muretsema. isegi kui on puudus, siis ema-isa muretsevad, 2-aastane ei pea muretsema. et võib-olla selles asjas see usaldus pigem kasvab nii-öelda meie vaimuliku küpsusega, mitte vastupidi, eks ole. et see, ta on nagu vastupidises suhtes, et mida küpsem sa oled, seda rohkem sa suudad nendes küsimustes olla lapsemeelselt usaldav. see on huvitav, eks ole, et kui sa muudes asjades saad nagu järjest küpsemaks, siis selles pigem vastupidi. Peetruse 4. peatükk ütleb, teenigu igaüks teist selle andega, mille ta on saanud, kui Jumala mõnesuguse armu head majapidajad. vot siit tuleb huvitav sõna sisse. majapidajad, seda on siin ja seal teisteski kohtades. tol ajal oli majapidaja selline inimene, kes mingit vara ise ei omanud, ta haldas ja kasutas siis seda vara omaniku nimel, kasutas seda targalt, vastutustundlikult. Kreeka keeles on see sõna oikonomos ja see tuleb kahest sõnast. Oikos ongi maja või majapidamine ja nomos tähendab korraldust või juhtimist. ehk teisisõnu siis see majapidaja ongi majapidamise haldaja või majavalitseja. nii et inimene, kellele usaldati kogu majapidamise juhtimine ja ta haldas kõike, on ju, raha ja vara ja seda, et toitu oleks majas, et töötegijad oleksid olemas, on ju, teenrid, ja tegutses kogu selles tervikus nii-öelda omaniku nimel. tähtis on see, et ta ei omanud seda kõike ise, aga ta vastutas selle eest. me võime vaadata näiteks ja mõelda selle loo peale, kuidas Joosep sattus Potifari majja, eks ju. talle lõpuks usaldati kogu majapidamine, vara haldamine, tema tegi otsuseid, on ju, ja Potifar ei pidanud millegi pärast muretsema, sest tema majapidaja vastutas kõige eest. Joosep tegi ustavalt ja targalt oma otsuseid. Joosepi kohta võib öelda ka seda, et ta oli ustav ka siis, kui keegi ei näinud. ta ei kasutanud usaldust ära ja kartis Jumalat, elas õiglaselt. nüüd tal oli ju Potifari naise olukord, eks ole, kus tuli kiusatus, tuli valesüüdistus Joosepi peale, et oleks võinud käituda valesti. aga ta jäi ausaks. ja hea majapidaja märk ongi kindlasti see, et ta ei kasuta omaniku usaldust ära ja ta jääb ustavaks ka siis, kui keegi ei näe. nii-öelda seal salajastes asjades. nii et Jumala asjades hea majapidaja ei tähenda ainult hästi tegemist siis, kui kõik on lihtne.
vaid see tähendab õigeks jäämist ka rasketes ja teinekord isegi ebaõiglastes olukordades. Põhimõtteliselt võib seda kõike mõista nii, et Jumal on omanik ja meie oleme siis need oikonoomused ehk tema vara ja majapidamise haldajad. Meie elu, meie anded, meie aeg, meie ressursid, kõik on Jumal meie kätte usaldanud. Ja meie vastutame omakorda siis, kuidas me neid kasutame. Salm 24 ütleb, issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad. Nagu Joosep, ta ei omanud midagi, haldas kõike hästi, kasutas talle antud õigesti teiste heaks ja ta oli usaldusväärne Jumala ja inimeste ees. Nii et majapidajatelt nõutakse ustavust ja nemad vastutavad. Nad vastutavad selle eest, kuidas nad nendele usaldatut kasutavad ja seda ütleb meile esimese Korintlaste 4. peatükk, 2. salm. Ent majapidajailt nõutakse, et nad oleksid ustavad. Jumal andis meile elu, ta andis meile kõik annid ja täna me võime öelda seda, et ta meid on miskipärast valinud panna sellisesse ajaloolisesse hetke, mis on ilmselt keskmise inimese jaoks kõige jõukam. Et sellist aega ei ole ajaloos olnud. Me elame heal ajal teiega. Ja kõik tuleb Jumala käest. Jaakobuse 1.17, iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Nii et me ei saa mitte kuidagi siin öelda, et ma ainult oma käterammuga nii-öelda saavutan kõike, sest Jumal võib teha niimoodi ja sul need uksed lähevad kinni. Jah, muidugi, me siin võib-olla järgmine kord vaatame sellesse, et piibel räägib töö tegemisest ka, et see ei ole nagu see, et mina istun käed puusal, eks ole, Jumal muudkui varustagu, päris nii see ka ei ole. Töö tegemisest räägib Jumala sõna meile samuti. Aga vaatame nüüd veel täna kindlasti hoopis Taaveti ellu. Esimene ajaraamat ja 29. peatükk, kus Taavet annab korraldused Saalomonile templi ehitamiseks. Ja siin tuleb mitu huvitavat asja välja. Esiteks, Taavet annab oma isiklikku eeskuju, on ju. Väga tugev isiklik eeskuju. See 29. peatüki 3. salm, ta oli juba hästi palju vara andnud templi ehitamiseks, aga nüüd 3. salm ütleb ja veel enam, kuna mu Jumala koda on mulle armas. Motiiv. Kuna mu Jumala koda on mulle armas, rohkem ei ole vaja. Kõik. Siis motiiv ja mis ma siis teen? Ma annan oma isiklikust kulla ja hõbeda varast oma Jumala koja heaks. Lisaks kõigele sellele, mis ma pühakoja tarvis olen hankinud. Ta oli palju hankinud siit ja sealt rikastelt, eks. Aga kuna minu Jumala koda on mulle armas, siis ma annan. No tol ajal Taavet oli kuningas, ega kuningad tol ajal ei küsinud, nemad võtsid. Kuningas oli ikkagi kuningas. Tähendab, tema ei läinud küsima kellegilt midagi, aga Taavet siin selles näites, tema tahtis seda Jumala koda ehitada teistmoodi. Ta ei tahtnud öelda, et nüüd teie kõik annate, sest mina käsen. Ta ei tahtnud seda teha. Ta ütleb 5. salmis, kes tahaks täna vabatahtlikult ka oma kätt issanda heaks täita.
ta tahab seda südant, et inimene, kui annab nii nagu tema andis oma Jumala koja heaks, sest Jumala koda oli talle armas, ta tahab, et kõik teised samamoodi teeks. see on tema üleskutse. ja hüppame siit 9. salmi ja rahvas rõõmustas nende vabatahtlike andide pärast, sest nad olid rõõmsa südamega issandale ande andnud ja kuningas Taavetki oli väga rõõmus. kõik olid rõõmsad, sest kõik olid andnud siirast südamest. ja 14. salm, sest kes olen mina ja kes on mu rahvas, et meil on jõudu nõnda vabatahtlikult anda. tõesti, kõik tuleb sinult ja sinu käest oleme sulle andnud. kujuta ette, kõik tuleb sinult, ütleb Jumalale. ja sinu käest oleme meie sulle andnud. majapidajad. jah, see on sinult tulnud ja ma olen sinu käest sulle tagasi andnud. ja samas vabatahtlikult. äge ju. see on umbes nii, et noh, kui 2-aastane tuleb ka, teeb emmele issile kingi, eks ole, pakib mingi asja sisse, mis emme issi on talle ju ise ostnud, on ju, aga ta tahab ka kinki teha. noh, see on muidugi väga lihtsustatud näide, aga noh, umbes niimoodi. kui me lähtume sellest, et meie vara tuleb meie enda raske töö viljana, noh, mis ju kohati, seda ei saa vaidlustada, me tõesti, väga paljud meist teeme rasket tööd, et leib oleks laual. aga siin on mingi suhtumise muutmise võimalikkus. et kui me ei lähtu sellest, vaid näeme selles, et Jumal on andnud meile selle seemne üldse, et see tuleb ka tema käest, et mul üldse on see töö võimalik teha ja seda palka teenida. ja kui me ei vaata oma raha peale kui oma käterammuga saavutatud, siis me lakkame seda olukorda kontrollimast tegelikult. sest et kui sa mõtled kogu aeg niimoodi, et see on minu oma, minu teenitud raha, vot siis algavad kõik need diskussioonid, et millest siis peab andma, kas me peame arvestama brutopalgast või me peame arvestama netopalgast. sisuliselt me niimoodi küsime, et kuidas anda vähim võimalik, et mitte Jumalat ära pahandada. et minu osa oleks tehtud, et sellega oleks nii-öelda rahu majas, kellelgi pole midagi ütelda. et mis on see vähim? et Jumal ütleks, et noh, okei, hästi. nagu kunagi lapsepõlves sai mängitud see peitust või mis see tšurr. et ma annan selle miinimumi ära ja siis on tšurr, et Jumal ei tohi mind puutuda. et mulle tundub, et selline täiesti masinlikust harjumusest 10% edasikandmine ei ole ka see süda, mida Jumal ihkab. ja ma ei taha siin nagu väita, et nüüd Jumal hakkab meie kõigi käest kõike välja nõudma, ta ei ole despoot ja lõppude lõpuks on ikkagi endiselt meie jaoks ka armastav isa, kes on lubanud, et meil on endil kõike küllaldaselt. on ju? aga saate aru, siin on see nagu mõttekoht, et kas see on vabadus, kui me tegelikult tahame nii-öelda manipuleerida seda, et kuidas vähimaga hoida Jumalaga asjad korras. selle rikka noormehe loos, kus ta küsib ju Jeesuse käest, et mis ma pean tegema, eks ole, ta ütleb, et ma olen kõike pidanud, nagu ma olen kõike teinud, mis mul siis veel puudu on. ja Jeesus ütleb, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele. Jeesus ei ütle ka, et anna mulle ja tule too siia apostlitele, ta ütleb, müü ära, anna vaestele. ja siis tule järgne mulle, eks ju, siis on sul aare taevas. rikas noormees selle peale kurvastas. ta ei olnud valmis selleks. ja noormees oli väitnud, et ta tunneb seadust, et ta on kõike pidanud, et ta tunneb
prohveteid. Aga tegelikult õpetussõnades on üks selline kirjakoht 19. peatükis ja salm 17, mis ütleb, et kes halastab kehva peale, laenab issandale ja tema tasub talle ta heateo. kujutad ette, et sa oled issandale laenanud. Kas võiks olla, et kui sa oled laenanud issandale, et tema ütleb, kuule, mul ikka praegu ei ole nagu seda, äkki järgmine kuu vaatame seda tagasimakset nagu. vaat noormees seda ei teadnud, et õpetussõnades on selline koht. sest Jeesus ütles, anna vaestele, aga siin oleks nagu tõotus, et kes kehva peale halastab, see laenab issandale ja tema tasub. nii et mulle tundub, et Jeesus tegelikult sellele noormehele siin, ta pakkus palju suuremat vabadust. tänases mõistes noormees otsustas usaldada oma pangaarvet. seal on mul hea, noh, selle rahaga ma saan elatud, eks ole. aga Jeesus kutsus teda sellesse vabadusse, et kullakene, see pangaarve, see, noh, tead, usalda mind kõigega kui head isa ja head varustajat. no see oli talle raske. aga me jõuame siin jälle motiivi juurde. nii et kui me siit nüüd mõtleksime nii, et ahaa, järelikult peaks kõik maha müüma, laiali jagama. homme lähme igaüks oma vara müüma. kas me siis oleksime head majapidajad? ei ole, sest isa pole meile seda öelnud. ta pole öelnud sulle, et mine müü oma vara maha ja jaga sinna-tänna laiali. sa oled täna hea majapidaja, kuulekas oma Jumalale. võib-olla just täpselt selles kohas, kus sa oled ja selle varaga, mis sul on. kui sa mõtleks, et ahaa, järelikult, ahaa, siin on siuksed tõotused, ma annan selle kõik ära, saan veel rohkem raha, eks ole, saan prestiiži, saan positsiooni, siis sa ei olegi võib-olla ustav ja kuulekas üldse mitte. nii et tõepoolest Jumal katsub meid rahaasjades läbi. ma olen ise seda väga palju kogenud, väga palju tunnistusi võiks sellest ka jagada. et kes jääb ustavaks ja kuulab Jumala häält. üks pastorite paar ütles mulle kunagi, et kui on raha andmisest juttu, siis nad lähevad, abikaasad kumbki oma kohta ja küsivad Jumala käest, et mis me peame andma. ja siis nad saavad täiesti erinevad summad alati ja alati naise summa on kõvasti väiksem kui see, mis Jumal mehele ütles. ja siis nad, noh, ühesõnaga vist mingi keskmise pidid võtma. aga väga suur erinevus, et Jumal ei rääkinud sama keelt nagu. Jumal tõesti katsub meid läbi ja ta annab ustavatele suurema kaaluga ülesandeid, sealhulgas ka hallata suuremat raha. see on päris kindel, aga vot see nipp on siin selles, et me ei otsi seda. sa ei otsi seda, see ei ole su eesmärk omaette hallata järjest suuremat raha, vaid see on sinu ustavusega, kuulekusega kaasas käiv nii-öelda vili ja tagajärg tegelikult. sest Jumal teab, et ta saab sinu peale loota. aga igal sammul, kuna mammon on salakaval, igal sammul me võime vasakule minna. seda peab arvestama. me keegi ei ole sellest, me ei ole immuunsed selle suhtes, et me täna oleme õiges kohas, aga et me nädala pärast ka oleme. sest see on salakaval. ja mammona armastamisel on väga kurjad viljad tegelikult. et me ei otsi võimalust suuremat raha hallata, aga me armastame inimesi ja järgneme Jeesusele ja punkt.
ja kui tema leiab meid ustava olevat, et ta saab meid usaldada suuremates asjades, nendes tõelistes, aga ka suuremate summade haldamises selleks, et kuningriik saaks kasvada, siis on hästi. Ma ei tea, kas räägime täna edasi või räägime järgmine kord edasi. Et mul on siin rääkida veel kõvasti. Kas vaene olla on vaimsem ja vaimulikum või rikas olla? Et siis järgmine kord saame rääkida sellest, et mida tähendab alandlikkus, mida tähendab rahuldumine sellega, mis meil on ja kas tegelikult selline vabadus rahaasjades või siis jõukus, kas see on Jumala tahe või ei ole ja nii edasi. nii et mis teile siit nüüd kõrva jäi? mul tuli see mõte lihtsalt lisaks juurde, et majapidaja ei saa võtta lihtsalt meelevaldselt ja kõike maha müüa, sest et piibel ütleb ja keegi jutlustas ja sa ei tohi teha, et kui ei, tema on kõige omanik, siis sa ei saa võtta oma isanda vara ja maha müüa ja jagada laiali, kui see on tema vara ja tema pole seda öelnud. isand peab andma korralduse sulle ja kui sest rikka majapidajale, eks ole. noormehe puhul ju ta ütles, Mhm. müü ära ja tule ja järgi mind. See oli konkreetne kutse. Me ei saa lihtsalt suvaliselt teha, jah. kus sa siis lähed põõsa alla või kui sa järgid teda, siis tema hoolitseb sinu eest, aga kui sa lihtsalt müüd maha, noh siis vaata ise, kuidas saad, eks. Mhm. aga see ei tähenda, et kui ta täna ei ole sind kutsunud, et sa oled nüüd turvaline. küll on hea, et mina ei pea midagi maha müüma, sest et kõik need kutsed, müüa kõik maha ja kolida teise riiki, teha midagi, kui Jumal kutsub sind teise kohta, teise riiki, need kutsed on kõigil alati tulnud ootamatult. Mhm. ja kui see kutse tuleb ja sa ei saa enam rahu ja sa tead, et Jumal ütleb, müü kõik ära, pane kõik kinni, müü maha ja koli Tenerifele või koli Sambiasse või koli Pakistani. ja vot, mis sa siis teed? vot siis on see, et sa müüd kõik maha ja sa tead, et see kolimine ja kõik see eluprotsess, see sööb kõik ära selle, mis sa olid akumuleerinud. ja vot see on see, et tule ja järgi mind. vot, et me oleksime selleks valmis. et ma ei lähe ära kurva meelega, sest mul on palju vara. ja kuidas ma nüüd ikka müün kõik maha ja mis mu pensionisammastest saab ja et sa ei täida oma kutset sellepärast, et sa oled ahelatega oma mammona, oma omandi küljes, mida sa taevasse nagunii kaasa ei võta. nojah, tema usaldus oli rohkem selle varanduse peale. tal ei olnud seda ilmutust, et kui ta seda teeb, siis temaga on ikka kõik hästi. ja teine asi, mis mulle kõrva jäi, mul tuli meelde seesama kirjakoht seal, kus Peetrus ütleb Jeesusele, et aga mis siis meist saab. kui Mhm. Jeesus ütleb, et raske on rikkal minna taevariiki. Mhm. oi kui raske. ja jüngrid kohkuvad selle peale ära. huvitav, miks? sest vaene inimene ei kohku ära, eks ole. aga jüngrid kohkusid ära, et mis siis meist saab ja Peetrus ütleb, aga me oleme ju kõik maha jätnud ja kes siis võib üldse pääseda, eks. ja Jeesus ütleb seal, et tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on loobunud oma põldudest, oma majast, oma omandist, millest iganes ta loeb seal üles, ega saaks sel sinasel ajal 100-kordselt. mis tähendab lihtsalt seda, et iga hetk, kui sul on vajadus põllu või maja järele, sinu käsutuses on see põld ja maja. ükskõik kuhu riiki sa satud, ükskõik mis olukorras, see ei tähenda seda, et kui sa annad ühe maja ära, siis sa saad olema 100 maja omanik ja nüüd sa pressid Jumalat välja, kus mu 100 maja on. vaid kui ta ka sind saadaks 100-sse eri riiki, siis sul ei ole kunagi probleemi selle kojaga, kes su vastu võtab, et sul oleks katus pea kohal. ühesõnaga, majadest,
kes sind vastu võtavad või kus sa saad elada ja olla ja ööbida, ei ole sul iial puudust, kui sa oled ühe eluaseme, ühe katuse tema armu kuningriigi pärast loobunud, eks. Aga mis nüüd mul tuli sellega seoses meelde, just mis sa, Piret, hoiatasid, et me võime igal eluetapil uuesti libastuda. Et neid suhtumisi reguleeritakse vaimsest maailmast või see käib nii peenelt ja vaikselt, et kui sa ennast ei jälgi, sa võid äkki osutuda olevat muutunud võrreldes sellega, kuidas sa kunagi olid. Ja sa ei märkanudki seda. Ja selle koha peal ütleb Jeesus seal selle sama loo lõpus, kus ta ütleb, et ei ole kedagi, kes ei saaks 100-kordselt seltsinasel ajal ja tulevasel ajastul igavest elu, aga paljud esimesed jäävad viimaseks ja viimased saavad esimeseks. Ja sa mõtled, et kuidas see nii kontekstist nagu aiaaugust või kuskilt luuavarrest tuli siin pauk, et ta räägib, et ei ole kedagi, kes ei saaks 100-kordselt tagasi kõike, millest ta on loobunud, aga esimesed võivad jääda viimasteks ja viimased esimeseks. Ja see, mida ma vist jagasin, Piret, sinuga, see, mida ma seal, mul tuli sellega seoses assotsieerus see, kogu see, mida nimetatakse eduteoloogiaks, ütleme siis külluse, jõukuse, inimese keskne enese heaolu või enese kindlustamise õpetus. On ju, et külva ja siis sa lõikad ja anna ja siis sa saad ja maksa ja siis Jumal on kohustatud ja see humanistlik enesekeskne ego ja mina keskne õpetus, kui tuli. Aga vaata, mis on. Piibel ütleb, et nii kaua, kui püsib taevas ja mis seal on, ei lõppe külv ega lõikus. Jumal ütleb, et külv ja lõikus on absoluutne. Iga New Age inimene teab, külv ja lõikus on absoluutne, see kehtib. Kui sa paned ühe kartuli maha, siis saad mitu kartulit vastu, eks ole. Seal ei ole mingit müstikat. Ja see on vaimne printsiip, see on loomulik ja see on ka vaimne printsiip. Ja ta ütleb ju vaata Galaatia kirjas, et ärge eksige, mida iganes inimene külvab, seda ta lõikab. Et kui sa külvad tuult, sa lõikad tormi. Kui sa külvad solvanguid, sa lõikad neid, saad aru, mida iganes. Kui sa külvad valetamist, sa saad lõigata sulle valetatakse nii. Kui sa petad, sind petetakse lõpuks niimoodi, et sul on kõik nahk üle kõrvade. Mida iganes inimene külvab, seda ta lõikab. Aga nüüd see eduõpetus või see jõukuse õpetus karismaatilises ajastus õpetas, see üldiselt apelleeris sellele urvuvaimule, et kui sa oled täna puuduses, selline väikene arglik urvukene, siis kui sa annad Jumalale, siis Jumal annab vastu. Ja ta nii-öelda manipuleeris selle urvu mõtteviisiga ja inimesed hakkasidki andma lootuses saada. Aga vaata, mis on. Külv ja lõikus toimib automaatselt, isegi kui seda tehakse vale südamega. Ja nüüd on niimoodi, et dresseeriti inimesed andma ja anti ja need ohvrid tõid suure lõikuse ja inimesed läksid aina jõukamaks ja jõukamaks, aina rikkamaks ja rikkamaks, nagu Abraham, kes läks väga rikkaks, ütleb, et kuni ta oli läinud väga rikkaks, eks ole. Nii. Ja mis nüüd juhtus? Nad olid esimesed andma. Nad olid esimesed külvama. Nad olid esimesed. Aga vaata, mis juhtus, kui süda seal all oli kaval ja ravimatu. Ja vaata, mis juhtus. Selle jõukuse keskel nad hakkasid tundma ennast nii, mitte karistamatuna ei ole õige sõna, aga nad hakkasid tundma ennast nagu ära rikutud, hellitatud lapsed. Ja nad hakkasid lubama endale asju, mida nad tegelikult ei oleks kunagi tohtinud endale lubada. Ja kogu selle jõukuse ja heaolu ja kõige selle sees, kus ainult voolas nende taskusse, nad hakkasid lubama endale kõige hirmsamaid patte. Kuni Jumal nad ühel hetkel lasi paljastada
ja mis juhtus? Esimesed jäid viimasteks. Kõik kukkus kokku, terved teenistused kukuvad kokku, kõik nende ettevõtmised, nende raamatuid ei osta enam keegi, kõik kukkus kolinal kokku. Esimesed said viimasteks, sest küll ja lõikus toimib, aga kui su süda on vale, kui sa kogud vara iseendale, et ennast kindlustada, siis ühel hetkel igale vainale tuleb see mihklipäev. Aga kui sa külvad kogu südamest ja sellepärast, et Jumala koda on sulle armas, kuningriik on sulle armas, mission on sulle armas, sa ei või näha vaest puuduses, sa ei või näha nälgivaid lapsi, sa tahad ehitada koole ja haiglaid, sa sellepärast, et su Jumala koda on sulle armas, Jumala koda tervikuna. Sa külvad ja sa lõikad ja sul tuleb peale ja sa saad aina enam anda, sa saad rikkaks lõpuks kõige suuremate heategude jaoks. Sul on, mida anda. Eks? Ja vot, siin on nagu kaks poolt. Kui sa annad õige südamega, külv toob lõikuse, annad vale südamega, külv toob lõikuse. Aga küsimus on see, et kes on andnud või kes on lasknud ennast vahepeal petta, esimesed on, täna me näeme, on kukkunud kolinal ja jäänud viimasteks. Ja samas viimased, kes ei olegi midagi, kellel ei olegi midagi, kes on andnud oma piskust ja Jumal tõstab nad üles esimesele kohale, nii nagu see vaene lesknaine, kes andis oma 2 leptonit, eks. Ja vaata, ta oli just nagu viimane, aga vaata, kuidas Jeesus pani ta aupjedestaalile, pani esikohale. Ja kui tihti on see, et austatud saavad need, kes teevad oma asju oma piskust, aga teevad oma südamega ja teevad varjatult, tõesti nii, et vasak käsi ei tea, mis parem teeb. Ja need viimased sellel aupäeval osutuvad esimesteks, aga esimesed on võib-olla, peavad olema tänulikud, et nad üldse armu saavad sisse saada. Nii et kogu see teema on selline kaval asi, kus kõik, kogu see kuningriik käib läbi südame. Kõik käib läbi südame. Nii et need on väga head mõtted ja mul on väga hea meel, et see seeria meil on, et meil on võimalik need asjad läbi mõelda ja iseennast ka läbi katsuda. Et sina, kes sa seisad, vaata, et sa ei lange, ütleb ka Paulus, eks ole, sina, kes arvad, et sa oled täna heal järjel, vaata, hoia omal silma peal, sest et see ümbritsev maailm, ega siis ilmaaegu ka Efesose kiri ei hoiata selle kuradi kavalate skeemide eest, nende kavalate varitsuste eest, eks, kus me võime muutuda tuimaks, kus me võime muutuda Laodikea koguduseks. Viimasel ajal on Jumal rääkinud sellest Laodikea kogudusest, eks. Et Laodikea koguduse kohta, mida Jeesus ütles? Sina, kes sa ütled, ma olen rikas ja mul on vara küllalt ja mul ei ole millestki puudus. Aga ta oli kogudus, mõelge, see oli kogudus, Laodikea kogudus. See ei ole tänapäeva maailm, see oli Laodikea kogudus, kristlik osaduskond, kirik, eks. Ja Jeesus ütleb kogudusele, teie kogudus, kes te olete jõukad, te olete külvanud, te olete lõiganud, te olete ehitanud, te olete tunnustatud, te olete muretud, teil on suured pangaarved ja te ei näe, et kõige selle keskel te olete jäänud pimedaks. Te olete alasti. Vaata, alasti olek on ilmutusraamatus ka, pühad olid riietatud oma õigete tegudega, oma õigsuse, oma heategudega. Ja ta ütleb Laodikea kogudusele, et sina, kes sa oled pime ja oled alasti, mis tähendab seda, et seal sellel kogudusel, kes oli rikas ja kellel oli vara küllalt ja kellel ei olnud puudust millestki, Jeesus nägi neid paljalt alasti, sest et nende jõukuse tase ei olnud vastavuses
nende andidega, nende heategevusega, nende missiooniannetustega, mis iganes. Nad olid heategude mõttes alasti. Nii et need on tõesti väga head asjad, mida läbi mõelda ja kui keegi mõtleb, et mis ma nüüd teen, et appi, mul on nüüd tunne, et ma ei ole ammu enam korralikult kuskile midagi andnud, siis ma ütlen, et seda muret meil ei ole. Meil on selle terve nimekiri. Meil on võimalik tohutult annetada praegu Rwanda noorte ja laste haridusse ja üldse, et aidata neid kõige vaesemaid. Siis on meil Pakistan. Meil on 4 kooli lapsorjadele ja kõige vaesematele üldse, kellel ei ole mitte kui midagi, kellel pole isegi riisi, mida suhu panna. Ja ka samamoodi on vaja koolid ehitada, koolitarbed osta. Meil on küll ja veel, meil on noortekeskus Sambias, kelle vajadused on tohutud ja kes elavad ainult sisuliselt, ma ei tea, imest, õhust ja armastusest ja imedest. Nii et kui me mõtleme, siin on meil Tais, on kogudus, on Birmas, on selles, mida kutsutakse ka Myanmariks, on kristlike õpetajate kool. Ja ühesõnaga, kui sul on küsimus, kuhu annetada või mida teha, siis seda muret meil ei ole, et võid ohtralt oma sajalisi luhtitada heategevuse tarbeks ja et sul oleks siis hea tunne magama minna ja puhas südametunnistus. ja iga inimene peab ise oma Jumala käest küsima ja siis püüdma nii palju ennast vaigistada, et päriselt ka Jumala häält kuulda. Sest et nendes asjades meil see oma hingekene võib ka väga kiiresti vastata. Et see peaks olema küll hea. Aga vahest, ma ei tea, kas teil on olnud sellist olukorda, ma olen küll vahest ikka nagu väikest vägikaigast vedanud Jumalaga, et oot, mis sa nüüd ütled? Ma ei taha seda vist kuulda, aga okei. Kui ei anna rahu, siis on Ja ikka Jumal. ega sa ei saa temaga vaielda, sest ta ütleb sulle 1 kord ja siis ta ütleb, et sa tead, mis ma ütlesin. Ja sa võid üritada ta käsi väänata ja ta ütleb, et sa tead, mis ma ütlesin. Ja lõpuks, kes alla annab, Jumal ei anna alla. Meie peame alla andma. Aga see on hea, sest selle taga on tohutu vabadus ja Jumal, nagu ma ütlesin, ei jää mitte kunagi võlgu. Jeesus ütles ka, ei ole kedagi, tõesti ma ütlen teile, ei ole kedagi, mitte kedagi, kes on millestki loobunud armastuse pärast tema kuningriigi vastu, kellele ei garanteeritaks seda jätkuvust, ütleme siis niimoodi, et auku ei tule, puudust ei tule. Aamen.